Joosep, sina mängisid main'i kaasa ja tegelikult ju läks päris hästi või kuidas sa ise hindad seda kogemust? Nii kaua kui kõik hästi läks väga hästi ja siis nagu ta on, viimane hetk oli puhas enda viga, et ükskõik kui palju seda analüüsida, seda ei õigusta mitte miski, mis ma tegin, et lõpp läks nihu, aga muidu oli väga hästi. Seda on nii nunnu kuulata, et reaalselt nagu see valupunkt on see enda vea tegemine ja nii palju ju pokkeris juhtub seda, on ju? Jah, aga päev otsa tuhka pähe raputanud, et loodan, et nüüd, kui sinna Vintevee laivil läheb, siis teen nagu need otsused õigesti. Mis sinu jaoks teeb Eesti meistrivõistlused just nagu põnevaks ja heaks selleks ürituseks aastaperioodiks? No ma arvan, et on Eesti pokkerimängijate silmis vast isegi märgilisem kui näiteks mingi VSOP või mis ükskõik teine turniir. Et ülioluline kõigil saada siit hea tulemus. Aga miks? Tiitel ikkagi, ma arvan. Et see on see, mis kui ei ole meisterina, siis ei ole keegi, noh. Ma olen nõus, see on väga oluline tiitel, sest mul on üks olemas. Üks küsimus veel. Kes on sinu jaoks, no võib-olla mitte siin ruumis, aga Eesti pokkeri kommuunis sinu kõige ohtlikum vastane? Minu või üldse kõige? Sinu. Minu kõige ohtlikum vastane on tõenäoliselt Oliver Jama. Oskad sa 2 sõnaga öelda ka miks? Ta lihtsalt alati tabab minu vastu. Võimatu mängida, võimatu. Nii et kui Oliver ei ole ruumis, siis sul on alati parem tuju? Oliver ei puutu asjasse, ma räägin tema emast. Ta emast, kui Oliver ise, Oliveri ema. Okei, ja üks küsimus veel. Mis teeb Eesti pokkeri maastiku eriliseks sinu jaoks? Üli palju lahedaid inimesi. Ma ei ole muidugi väga nagu mingitest teiste riikide pokkerimaastikkel lingi liikunud, aga see on tegelikult, see on nii, noh. Jah, et ma arvan, et see võiks olla see. Ja kas on veel võimalus sellel aastal mõni Eesti meistritiitel koju tuua? See on lahtine küsimus hetkel, mis vaatame, kuidas järgmine nädal lõpp läheb. No minu meelest sul läks väga hästi ja aitäh sulle, et sa olid nõus paar sõna rääkima meie Eesti raadiosse. Aitäh sulle.